Täna saates mingi suur loom põõsas. Kardame karusid. Kuidas selle karu asjaga on? Kas pikalt viskama ennast või ära jooksma? Ei, ära jooksma küll ei tohi. Tahtis peldikusse vist. Leiame vana serviisi ning saame hunniku metalli linnahalli juurest. Vähemalt pointi vana rauda minna, kui muud ei ole. Televaate kindlasti küsib, et mis kuradi kohast te olete ja mis julgat siin maas. Selle koha nimi on Peressaare, me oleme Ida-Irumaal ja see on Eesti-aegne asunike küla. Üks suuremaid, mida tol ajal raeti, siin oli kokku 103 erinevat talu. Peressaare asundus Virumaal. Asunduskohad uudismaadel on nii korraldatud, et nad elataksid ise tööka perekonna. Maad on ligi 20 hektari. Riik harib asundustalundi grundil maa kuni 2 hektari ulatuses üles, ehitab hooned peale ja annab selle põllupidajale, kust juures põllupidaja tasub maa ostuhinna 55 kuni 60 aasta kestel. Me leidsime ühe talu siin samas võsa taga, aga siin samas võsa ees on sellised märgid, mis panevad meid kõhklema, et kas me just nimelt sellesse talusse tahame minna. Ja see on mitmes hunnik juba kusjuures ka, et tundub, et siin on karud väga aktiivsed. Siin on selline suur päntajalg käinud. Selle Otiga või mõmmikuga küll sina sõprust teha ei tahaks. Ilmselt see lõpeks üsna ruttu ja võit oleks ühepoolne. Õnnetu saatusega on see külakene muidu, et kõigepealt said nad pihta küüditamisega, hiljem lihtsalt vist, kuidas elu pures nii-öelda selle... Hiljem elu pures jah, et need põhilised elusõlmpunktid lihtsalt ehitati üles teises kohas ja kui siin vanasti oli siin raudteejaam ja käis siin kitsarööpmeline rong ja kui see kitsarööpmeline raudtee 70-ndatel Eestis nii-öelda suleti ja ka see rongijaam siin ära lõpetas oma tegevuse, siis see küla praktiliselt hääbuski, et tänaseks on siin juba ammu. Üks ametlik elanik küll pidi olema, jah? Jah, aga see on ikkagi kummitusküla. Asi, mis kunagi löödi üles, mis sõitses, mis oli Eesti oma seas Eesti kõige suurem, aga tänaseks ei ole enam mitte midagi järgi. On näha, et karudele lihtsalt meeldib siin käia. Ja me ei tulnud mitte siia siis erinevaid ekskremente otsima erinevate loomade omasid, vaid mõtlesime, et kui siit on kunagi vägivaldsed inimesed kiiresti ära viidud, siis mine tea, ehk on ka maapõues mingisugused varandusi, erinevaid asju peidetud. Kellegil piisavalt vapust, et karumaja sisse tulla, sisse tungida. Keegi seal grundis ka võitnud või? Ma ei tea. See näeb jälle küll nagu mingi jama. Ära hirmuta. Ja me ei ole ainsad, kes on seda ilusat õunapuud vaatamas käinud nagu jälgedest näha. Aga lohutav on see, et mingit rada majja ei lähe, ehk et siin majas sees vaevalt, et mõnda looma näha on. Edgart aga otsustas juba hoovist detektori käima panna ja kohe hakkas ka tulema signaale. Mingid suured väravad avanesid, sulgusid. Majas tuli aga endale teed teha, et üldse kuhugi ligi pääseks. Putked maha siit. Kuidas oli mugavam? Oli. Lihtsalt diivani peal pikutada oli mugavam kui siin. Igal juhul. Ja ma sain nõgese käest ka kõretada. No jah. Mingi vitallid. Mingi varus. Jah. Juba tuleb rauda. Juba tuleb. Mingi pajatükkeid ja. No need on siis Eesti-aegsed tellised. Kuule, kas Eesti-aegne tellis on ka mingisuguse fanati jaoks museaal või? Kui seal on mingisugused märgid on kui oleks märgid olemas, mingid mõisamärgid või asjad. Aseris oli vanasti ka ju tellis. Aseris, täpselt jah. Aseri tellis. Samal ajal tuli aga hoovi pealt järjekordne metallisignaal ning leid paistis olema üsna omanäoline. Mis on nagu mingi kella moodi, mis kunagi käis nagu mingi äratuskella ala ees peala sees. Aga küsime eksperdilt. Ivan, anna oma eksperthinnang, mis on? Ma ei tea. Kella oma. Jah, sellega siis võeti suppi. Kulp või? Supikulp või? See on kulp või? Okei. Siin on isegi näha, et kaks ka oli. No, mingi käepide, et... Äkki hõbedast? Võib-olla või? Ei ole. Aga noh,
tore, et üritasid. Oleksite võinud juurde valetada. Siis aga tuli seina seest leid, mis tekitas korraks elevust. On ka midagi. Tasus tulla. Nõukogude Liidu kopikas, 2-kopikaline, aastast 1956 või? Sul on äkki paremad silmad? Jaa, 56, kuule. 56 aasta kopikas. Ma ütlesin, et seina sees peab olema peidik. Jälle kullast, jah? Jälle kullast. Ma arvan, me oleme köögis, kui siit tuleb nagu teelusikaid ja... Leidsime selle talu varemetest veel mõne lusikavarre ja rohupudeli ning ühest teisest hoovist ka vana sulepea. Kuid see oli ka laias laastus kõik. Nii tuli otsus liikuda järgmise talu juurde, mis oli ajahamba puremisele oluliselt paremini vastu pidanud. See maja nüüd näitab päris hästi ära, missugune see 30ndate talu siis välja nägi, et siin ikkagi see maja kuju on ju täiesti alles. Ühel pool siis eluruumid ja siin siis paistab, et on juba selline, kuidas öelda, siis panipaik ja ilmselt ka loomade eluruumid ehk laut on siis seal teises otsas. Vaadates, mida kõike põnevat siia maha on jäetud, siis tundub, et see on nüüd üks nendest taludest, kus siis Elu ikka kestis kuni ilmselt juba vabariigi alguseni või? Alati niisuguses tontlikes kohtades minu arust väga hästi töötab niisugune laste sandaal, eks ole, või siis kuskil võiks olla katkise näoga nukk veel. Siis kuuled peas. Juba tuleb. Kurat. Vaata, siit läheb nagu mingi rada ja äkki sealt pääseb nagu nurga taha ka. No Kristjan, jälle sinus on ajakirjandusliku uudishimu piisavalt, et Tärkas ellu, ka mind süütitada. Ma tahan alati minna vaatama, mis on nurga taga. Eks sa mine ees. Ega mul valikut ei ole, jah. Keegi on siin veini joonud. Ma ei tea, mis asi see on nende üksikute kohtadega, aga no mingi asi krõbiseb kogu aeg. Sind tõmbab, jah? On ju. Ja mul on siuke tunne, et keegi jälle on seal kuskil põõsa taga ja näe, siin on mingi vana ajakiri, saad selle kätte või? No ikka. Kätt ära ei lõika. Noh, mul on teine käsi veel. Aha. Veiste söötmisel eelistagem noorkarja. Orgaaniline väetis, probleemide probleem, tead või? On või? Karujulkadest rääkides. Ja see on probleem? No on. Proteiin teeb palju muret, on ka öeldud. No vot, räägiti asjast. Ja väljaheitel teeb muret. Räägitakse sellest, kes kus reisimas käis, kes kellega abielu lahutas. Seakasvatus intensiivmeetoditega. Jah, kellegi labak. Natuke rotid on söönud, aga muidu on täitsa labak veel. Ja annab sooja. Annab. Kurat, et siit rott nüüd alt välja ei tuleks või midagi rõvedat. Rottide kartuses otsustasime liikuda edasi Peressaare koolimaja juurde, mille müürid on samuti üsna hästi säilinud. Koolimaja ise sai küll aastaid tagasi põlengus kannatada ja sinna sisse minna ei tohi. Kuid koolihoov on ju ikka olnud see koht, kus asju juhtub ning ehk leidub siin ka midagi põnevat. 10. talude noored käisid siin koolis haridust saamas. Robin, kuidas sulle tundub selline koolimaja? Kas siin võiks olla ümbruses midagi sellist, mis juhatab meid enne sõjaaegse Eesti Vabariigi radadele? No ma arvan küll, jah. Kui siin on inimesed pidanud nii-öelda kiiruga lahkuma, küüditud palju, siis mis mina teeks oma varandusega? Ma peidaksin kusagil ära selle ikkagi kodukanti. Ma loodan, et vähemalt leiame mingisugused mündid, mis on pärit esimese Vabariigi ajast. Ja, võib-olla kööginõud. Kahvlid noad. Oleks ka huvitav. Hõbedast. Okei, aga vaatame. Mingi vana lemonaadikork on siin. Jah? Jah, enne sõjaaegne. See juba näed. Eelajalooline. Noh, sinine purk. Kartuval. Kas sa tead seda legendi, miks džinnil on valged triibud peal purgil? See Brühhow, see tehas, kes oli džinni tootja, see oli Helsingi olümpiamängudel, mis aastal olid 52 Helsingi olümpiamängud, oli peasponsor. Ja need märgivad siis jooksuradasid. Ja see sama long drink, see leiutatigi Helsingi olümpiamängudeks ja seda pakuti pealtvaatajatele joogiks. Koksi tegemine oleks võtnud iga kogu aega, on ju. Et mõtle, kus olid ajad, et lähed spordivõistlust vaatama ja sulle pakutakse alkoholi. Oho. See on. Mingi käepide. Peegel. Nuga! Päris äge. Normaalne. Tundub, mul oli õigus. Ja. Kuule, aga on neid siin veel või? Äkki saame serviisi kokku? Vaatame. Vaata, läigib midagi. Kus sa näed? Vaata. Ongi.
ja serviis tuligi kokku, sest järgmisena ilmus maa seest välja kahvel. Siuka sart on sees praegu, et täitsa lõpna. Lihtsad asjad, mingid söögiriistad. Aga on siuka sartne. Suured kivid. Uus sees on mida. No vaatame. Kangi vaja, jah? See on näha, et mingi väike asi. Võib-olla, et münt, ma ei tea. Kõik võib-olla. Ei ole. Vaata, see on küll. Huvitav. Ka siin on pauku tehtud. See on 9 millimeetrit. See on lügirpara põlumist. Okei. See on 90-ndatest, ma arvan. Niiline, jah? Jah. Tundub, et Siin tehti 90-ndatel ka pauku. kaitseväealased käisid siin. Padruni hüls. Ei, jah. Ja see on paukpadrun. Koolimaja juures on kõigile laskmisharjutusi teinud. Sellist asja küll ei ootanud siin. Ei ootanud, jah. Kui võtad natukene rohkem kui tavaliselt, siis... No. See on suurepärane juba. Davai, ma siis panen jalaga. Oot, mis asi see on? Granaat. See on granaat ju. Ma ei tea. Kuulge, Noh, Ivan kaevas jälle granaadi välja. jälle. Täitsa pekkis. Sul ikka neid granaate jätkub. See on granaat. Täitsa pekkis. Sul ikka on nende granaatide peale kätte. Granaatide magneeti. Jälle granaat. Ma tahaks kuidagi Ivani selja taha seista praegu. Ei no üks peab hüppama, vaata teist. Teeme selle kodusistustussaate ikkagi. Üks asjaga tegeled. Jälle granaadid. See on hirmus. On, jah? Ma mõtlesin, et siin ei tule. No mõtlesin ka, et no kooli juures ometi ei tule mingid. Koolihoov, jah. Ikka tuli. Granaat, jah. No selge, aga siis siin vist rohkem ei otsi, siis lähme edasi või? No, aga siis võtame koordinaadid ära. Leviga on ikkagi lood rasked siin majas. Tervist, oleme Peressaare külas detektoritega ja leidsime vist ühe sõjaaegse granaadi. Kas nüüd on kuulda? Hallo? Väga halvasti kuulda. Väga halvasti kuulda, okei. Otsin Levi. Kas nüüd on parem? Kuniks Kristjan Levi otsib, teeme kiire pausi ning liigume seejärel Tallinnasse, kus meid ootab ees samuti legendaarne koht, mille kunagine hiilgus on tänaseks tuhmunud. Mida põnevat leiab linnahalli lähedusest ja mis seisus on linnahall täna? Tere tulemast tagasi! Aardeküttid on seekord hüljatud paikade radadel. Enne pausi otsisime põnevaid leide Kummituskülast Peressaare, nüüd aga jõuame järjega Tallinna, kus kohe kesklinna kõrval asub paik, mille parimad päevad on kaugel selja taga. Tähelepanelik televaataja kindlasti paneb tähele. Ma olen siin ju kunagi käinud, sõbraga õlut joonud. Jah, me oleme linnahalli taga ja alustamegi siit linnahalli tagant oma magnetfishimist. Linnahalli ümbruses on palju kohti, kuhu võiks seda magnetit loopida ja me läheme sinna selja taha, kus on väike rannariba. Ja nagu Ivan ja Edgard ka kindlasti nõus on minuga, rannas juba kaotatakse üht-teist, eriti kui natukene on kaua olnud. Kui kulda ei saa, ehk saame mõne poltitõuksi. Või pudelikorgi. Või uued õibannik. Vana rauda ikka. No nii, esimene lokatsioon. Hästi palju rauakala on siin ümber, nii et tegelikult ei tea, võib-olla see magnet jääb kohe kinni siia, aga siis on üks magnet lihtsalt vähem, mis seal ikka. Nüüd on küll midagi suurt küljes. On või? Päriselt. Mingi ankru sain või mis asi see on? Wow. Põdrasarved. Meil on vähemalt pointi vana rauda minna, kui muud ei ole. Viikingi vikat või? Siin on mitu asja. Kuule, siin ikka tuleb mingit vana rauda. Üks on siuke kõver asi. See on mingi raudtala, millele on elu peale tekkinud, vaata. On jah? Elu on peale tekkinud. Ammu vee sees olnud. Korallid. Ammu vee sees olnud ese jääb hetk hiljem ka Edgarti magneti külge. Daamid ja härrad, teie ees on vana nael, mis ilmselt hoidis kunagi koos puust kai planke. See on väga ilus ja väga hea leid. Vaatke hästi säilinud. Ma puhastada natukene, jah. Vaata, see on täiesti käsitsid. Kuule, aga säilinud on vaatke hästi. Kuule, see on nii ilus näe. See on raudselt, jah. Vähemalt 200 aastat vana või isegi rohkem. Aga valdavalt andis meri meile siiski vaid vanarauda ja pudelikorke. Kuid tuli ette ka eredamaid hetki.
või siis mitte nii eredaid. Üks sent vähemalt mingi raha juba. See on päriselt maksev raha. Jah, täpselt. 100 tükki, ei, 99 tükki veel ja ongi euro koos. Ja tuleb relv. Olid, võtan sealt paar tükki veel siis. Nüüd juba viskas 5 senti. Eurosent, kahene. Oota, ma olen 5 sendise leidnud, 2 2 sendist ja 2 1 sendist, siis mul on järjelt 11 senti juba. Selle eest saab varsti juba tikudoosi või midagi. kuigi Tallinna linnahalliga on seotud legendaarseid sündmusi, andis siinne rand meile vaid mõned väärtusetud mündid ja hunniku roostes kola. Nii oli paras aeg liikuda edasi hoopis linnahalli sisse, kus kohtusime tõeliste legendidega, kelle karjääris on Tallinna linnahall olnud olulisel kohal. Tervist, tulge siia administratsiooni poole. Ja. Tere! No tere, rõõm näha! Linnahall, oleme sees. Esimene emotsioon. Täpselt sama lõhn. Täpselt sama lõhn. Kõik on täpselt samamoodi nagu siin 30 aastat tagasi. 93. aastal EVTV alustas siin majas. EVTV on siis TV3 eelkäija. Kõikidel päevadel vist EVTV eetris ei olnud, et RTV-ga kuidagi vaheldumisi. Seal nagu vaheldumisi tehti jah, aga tegelikult eks me olime iga päev siis toona ikkagi tööl. Kuna see maja oli mulle enne tuttav, et tegelikult ma olen alustanud ju siit samast alt Kuku raadiost. Jah, lisaks telekanalile sai linnahallis tuule tiibadesse ka tuntud raadiojaam. Sealt läks alla keldrisse, sealt läks siis lava alla. Seal oli ka siis niinimetatud Karl Vaino puhketuba, kus oli meie esimene toimetuse ruum, kuni me oma uued ruumed valmis saime. Seal oli selline kaardiivan oli ja siis seal Harri Tiido topsis uudiseid teha ja siis seal kõrval oli üks pisike ruumik, kus me siis kogu selle värgiga eetrisse läksime. Kuku raadio oli üks esimesi, kui mitte esimene, kes võitis kuulajate südameid ööprogrammiga. Tulid juhtul kell 11 siia ja mängisid öö läbi, mängisid raadios muusikat, olid kellelegi seltsiks ja me tegime ka selliseid vastavaid programme kella 12 kuni kella 3, siis me rääkisime kuulajatega. Nendel kell ei olnud lund. No, see oli ka selline. Mis sorti kõned need siis olid sellised? Ei, need olid täiskuu nagu mõjus või? Ei, olen täiesti sellised asjalikud ja ikkagi nii, jah? Päris vahvad kõned olid. No, mida on välja loen? Pulli sai kõvasti seal ajal? No sai pulli kõvasti ja tegelikult kõige rohkem sai pulli siin teises poole. Seal oli linnahalli baar. Nii, ja mitme aasta tagant nüüd need uksed lahti tehti? Need baari uksed olid lukus pikki aastaid. Kuidas näeb aga baar välja täna? No see on koht siis tegelikult, kus absoluutselt kõik asjad, mis olid televisioonis ja raadios, lepiti kokku siin. Kuna oli ju tegemist ikkagi kontserdisaaliga, siis siin käisid ka kõik need esinejad põhimõtteliselt, kes suured staarid, kes toodi Venemaalt ükskõik siia. Siin käis korralik, no ütleme siis, viinavõtt. Ütleme otsa välja. Ja kui sa tahtsid kedagi leida selle maja peale, siis tulid baari ja hommikul kella 10 või varem olid uksed lahti, mitte mingisugust piirangut ei olnud. Kuule, aga see on jube pisike baar, nii väike oligi või? Aga nii väike oligi, aga siin oli veel laude tooli, aga me mahtusime kõik siin sõbralikult ära. Kui rääkida 90ndate alguse palkadest, siis paneb muidugi imestama, kuidas üldse sai keegi baaris käimist lubada. Kui rubla vahetus kroonideks, siis ma mäletan ühe meie assistendi, kes oli poole kohaga tööl. Tema kuupalk oli 150 krooni. Praegu rahas 10 eurot kuus. Seda ei oska nagu enda jaoks nagu eriti ettegi kujutada, aga... Tegelikult palgapäeva ei olnudki. Mis mõttes palgapäeva ei olnud? Meil oli niimoodi, et mingil hetkel öeldi, et kuule, nüüd on raha üle tulnud ja siis me sõitsime kõik koos autoga kaubamaja juurde, kus oli esimene Swedbanka ehk Hansapanga sularaha automaat ja siis kõik võtsid sealt raha välja. Jube aus värk nagu sulas ka. Vot selliseid legende peidab endast Tallinna linnahall. Meil on aga aeg korjata hüljatud paikadest näppu jäänud leiud kokku ja uurida välja nende tõeline väärtus. Tere tulemast Viru tänava Antiiki. Rõõm näha jälle. Tervist spetsialist. Pole tükk aega näinud. Jaa. No meil on seekord natuke teistsugused leiud. Vupsti. Nugane kahtel, roostevaba teras. Mitte hõbe. Jaa, S-peenerse veika, see tähendab roostevaba. Kus mul on magnet? Vaatame.
raud. raud. See kinni ei jää, aga siin on peal kiri albaka, mis on hõbetatud pealt ja all on vase ja tsingisulaam. Kui vanad need võiks olla või mis ajast? No Nerževeika, see on tüüpiline 50. aastat, 1950. Selle mustriga tehti need 1950. aastatel Nõukogude Liidus. Selle märgistusega Prim albaka, tõenäoliselt on nad toodud Saksamaalt, mis saadi sõjakahjude korvamiseks nii-öelda Venemaa poolt ja siis müüdi Nõukogude kaubandusvõrgus. Kui nõutud kaup on vanad noad ja kahvlid? Ma soovitan annetada uuskasutusse. Selge. Okei. Üks asi veel. Nii. Kullast ilmselt. Ma arvan, et kullast. See on Leningradis valmistatud sulepea. Tõepoolest see firma valmistas kuldsulgedega sulgesi. No nii. Aga selleks, et teada saada, tuleb seda avada. Miks tehti kullast sulgesed, mis see nende... Lihtsalt et olla nagu peen ja rikas, nagu igas... Või kirjutas paremini ka? Kuldsulg kirjutas esiteks paremini ja ta vajas vahetamist, sest ütleme, terassulge sa pidid päris tihti vahetama. Roostetad. Jah, kui ma siit vaatan, on tegemist terassulega, kusjuures see firma tegi kuldsulgesi. Et te peate neid sulepeid veel otsima. Sa lihtsalt värvi järgi ütled terassulge välja. Muidu on ta punast värvi. Toredad asjad. Õigele inimesele müües siiski ma arvan, et mingi viieka võib saada, kui sa küll laada nägid. Aga enne puhast lihtsalt leotada lahti. Tuleb lihtsalt leida õige inimene. Sa võid isegi 10 küsida. Selge vilt. No uhke. Uhke teadmiseks. Jah, aitäh sulle. Aga edu. Edu läheb vaja. Edu. No nii, linnahallis loomulikult kõige kuulsam koht on kontsertsaal ja selle kontsertsaali laval me just praegu olemegi. Legendaarne. Siin on ikka lauldud kunagi, mõnel on au olnud, minul ei ole paraku, sest aastal 2009 toimus see viimane üritus, nii et selle ajal olin liiga noor artist veel. Kuniks seda linnahalli on ja kui me juba siin praegu oleme, siis kasuta see võimalus ära. Laula linnahalli laval, ma lähen publikuks. Vägev! Lõpuks! Jääro! Eero! Jääro! Eero! Jääro! Aitäh teile!